Ei, väga hea, väga huvitav asi. Keegi ei ole enne Vabaõhumuuseumis käinud, siis nendele ma võin öelda, et see on Vabaõhumuuseum siin on palju hooneid, väga vähe loomi, väga palju loodust. Loomadest, ma ei tea, millegipärast mind kästi rääkida loomadest, kuigi ma ei tea loomadest midagi. Ma olen neid näinud, meil on koer olnud, meil on kassid olnud kodus ja ma näitan teile ka, vaadake seal laua peal, serveerituna on teile kass, punane, pikakarvaline. Ma ei tea, kas ta on see meie igipõline kass, kellel on ka käpad alt karvased, ei ole kontrollinud kunagi, aga ta on meil seebil ja söödal, nii et ta on meie töötaja, aga kindlasti ei ole ta talukass, aga ta on muuseumikass, ta on muuseumikass. Nüüd on veel sihtasutus Eesti Rahva Muuseum, nii et ta on sihtasutuse kass. Ta museaal veel ei ole, sest ta on veel esialgu me elavaid museaale ei võta, sellepärast nende pidamine on ja nende utiliseerimine ehk mahakandmine on väga keeruline. Nii et me igaks juhuks seda ei tee. Nüüd rääkides loomadest muuseumis see on väga raske meile, sest me oleme pidanud siin kanu, jäneseid, olid need küülikud, mina ei tea, minu jaoks nad on jänesed. Niimoodi, siis me pidasime ka sigu kuni eelmise jõuluni, siis lähevad sead alati potti. Aga kuna oli vahepeal raske haigus levinud Eestisse seakatk, siis lõpetati meil sigade pidamine ära kõigi suureks kurvastuseks. Kaasa arvatud muuseumi töötajatel olid nad eriti armsad, siis kui nad nii väikesed olid. Ja sügisel, talvel olid nad veel armsamad, siis kui nad olid juba laual meil, jõululaual. Siis oleme pidanud ka lehmi ehk veiseid, aga tegelikult ikkagi lehmi, kitsi. Aga kõik need on ebaõnnestunud katsed, kuna see käib meile üle jõu, otseses ja kaudses mõttes. Praegu on meil paar lammast toodud vist, võib-olla te näete neid täna, kui hästi läheb pärast karaski söömist, ja paar kana. Ja muidugi on meil ilmselt, loodetavasti on meil vanu koduloomi täisid, kirpe, lutikaid, need on traditsioonilised Eesti taluloomad. Siin muuseumis. Vot ma ei tea, ma arvan, et see oleks tore, kui need oleks, aga ma ei tea, kas see külastajatele väga meelepärane oleks, aga ma olen seda uurinud kunagi, nende pisikeste koduloomade pidamist. See on ka väga värvikaid lugusid, võiks sellest rääkida, aga vaevalt see praegu mahub ajaraamides, sest tegelikult mu aeg on ammu läbi juba. Tänu teile. Ja see mulle meeldib. Ei, see on ekskursiooni aeg praegu. Me võime pärast teha väikse jalutuskäigu, kui te seda soovite, aga loomi tõepoolest pakkuda ei ole peale nende mõne hobuse, kelle tõugu mina küll ei tea ja kindlasti maatõugu hobust meil ei ole. See on siin küll väike liialdus. See on toodud Setumaalt üks väga vana, väiksemat kasvav hobune, aga mina arvan küll, et see maatõugu ei ole. Ma olen näinud Saaremaal kunagi ise pildistanud, tal oli nii pikk karv ja ta oli nii väike ja ta oli 33 aastat vana. Ja see oli suurepärane pilt, aga see ei olnud muuseumis, see oli talus Lääne-Saaremaal. Nii et kurb, aga loomadest ei ole meil midagi teile pakkuda, küll aga näete te siin, võite näha väga erinevaid loomapidamishooneid, mis on ju ka tegelikult kõikidele loomapidajatele, välja arvatud jällegi koerad, kassid. Nendel eraldi lautu ei olnud meil, aga lautasid, tallisid eri aegadest võite te siin küll ju näha ja seda ka, kuidas loomapidamine ja talu majandusaja jooksul on muutunud ja vastavalt sellele ka õuekujundus ja õuede tarastamine erinevate aedadega ja siis sinna ühele õuealale moodustati aja jooksul ju erinevaid õuesid, see karjaõu ja puhasõu. Enne seda, nagu siin ka mõnel eelneval vanal pildil oli näha, oli see õu ju üks tervik, suhteliselt lage, seal mingit iluasja
ei peetud, eestlased olid praktilised inimesed, nagu enamasti mujalgi maailmas, ja mõtlesid eelkõige sellele, kuidas ellu jääda, toime tulla eluga ja kõik oli ühine. Loomad liikusid samas, kus inimesedki, kaasa arvatud ruumides. Seda me ju teame, kuidas loomad toodi tuppa külmade talvede ajal, eriti väikesed loomad. Ja päris toredaid lugusid on kirjutatud sellest, kuidas aega koos veedeti. Üks Saaremaa mees, Reedik Soar, on sellest eriti ilmekalt kirjutanud oma lapsepõlvest, kuidas ta seapõrsa ja kanaga veetis pikki üksildasi päevi, kuna ema oli tööl ja ta oli üksinda kodus. Nii et loomad ja inimesed on meil ju aastatuhandeid siin koos elanud ja toimetanud ja see on tõesti meie ühine pärand, see on ju ka see pärandkooslusest, võiks ütelda isegi, mis on tänaseni ju mingil moel ja määral ja kujul säilinud, kuigi võib-olla üldse mitte sellisena, nagu me tahaksime võib-olla teda näha väga sellise ürgsena, aga siiski loomad etendavad meie elus suuremat osa tihtipeale, kui me seda arvame ja need koerad, kes siin tänagi kaasas on, ju seda ilmekalt meile kinnitavad. Nii et kui te korraski olete ära sõnus, kes tahab ja viitsib, ma võin teile pisikese elutuskäigu teha siin muuseumis, aga ma ei jõua väljas karjuda väga kõvasti, mul on nõrk hääl, kuigi mitte nii nõrk, aga siiski, et siis me võime natuke siin jalutada ringi. See oli sissejuhatus väljaminekuks. Ja avantsiks sulle ka üks väike kingitus. Suur tänu. Ja, nii et väga-väga tore. Kas pilti ka keegi? Ega need loomad ole nii võõrad ära, ma nägin, ma muide oskan hobust ette rakendada. 4. klassis õpetati tarume, et tegelikult õigustatud, see oli raske. Vaat kui tore, siis saab hakata rakendit õppima käima siin Vabaõhumuuseumis. Aga kõigile suur-suur tänu, kes täna siia tulid ja kes nii huvitavad ettekanded tegid. Ja lõpetuseks ma tahaks kõigile soovida head loomapidamist. Nii et hoiame loomi ja kasvatame neid ja muudame maastikke nii, nagu meile meeldib. Aitäh teile kõigile veel kord. Ei, aga ja siis pärast kohvipausi ikkagi teeme väikese tiiru võib-olla siin. Ja. Kellega peab, mis fotograaf? Maariske aitas pildis